istun siin jutumaja eeskojas, sest see on ainus veel elamisväärse temperatuuriga koht, aga mõne tunni pärast muidugi tuleb keldrisse kolida ja siis teha seal kuidagi oma olemasolu põhjendatuks. Noh, ma ei tea, koristada või hakata remonti tegema või midagi niisugust. Aga miks ma praegu siin teiega rääkida tahan? Põhjus on ühes väikeses loos, mis juhtus minuga paar päeva tagasi. Kohtusin ühe armsa inimesega ja siis vestluse käigus äkki tema küsib niimoodi, et kas sinul ei olegi ühtegi muinasjutuplaati või nii? Ma ütlesin, kuidas? On küll. Isegi lausa 3 tükki olen neid elu jooksul teinud. Jah? Ütlesin, jaa. Eelmisel aastal sai just maikuu lõpus sai viimane valmis. Ja tema ütleb, huvitav. Mina pole küll midagi kuulnud. Ja oma meelest ma olen nii palju sellest juba rääkinud, et kuidagi natuke nagu juba ei ole hea tunne, et pead nii palju hüüdma, et mina tegin siin ka ühe plaadi valmis. Aga siis selgub, et ikkagi naabrinaine ei tea. Ja siis mõtlesin, et olgu, ma siis nüüd ütlen veel. Ja ongi huvitav, et nende mõne päeva jooksul, kui ma sellest jälle uuesti rääkisin teatud kanalitel, siis kohe tekkis inimesi, et oi, aga tõesti, mina tahaks. Ja siis ma mõtlesin, et olgu, räägin siis veel ja räägin lausa kohe filmi ideel. Vaat, niisugune plaat on Ilma parandamise lood ja see on selline kaval plaat. Epp Margna on teinud kujunduse, nii et ta näeb natukene välja just kui vinüül. Aga tegelikult käib siia ikkagi see hariliksiidi, mis ei olegi enam nii harilik, sest paljud inimesed ütlevad, et ei ole enam kus kuulata. Ja isegi autod on nii moodsad, et selle jaoks küll nad ei hakka seal kohta raiskama, et ühte plaati saab inimene autos kuulata. Aga selle eest saab seda jälle seina peale panna. Siin on väiksed augud kõik ja plaat käib siia. Mul ongi praegu kuskile plaat välja laenutatud ja ei olegi, aga kui plaadi siia peale paned, on hoopis teine pilt ja siis saab seda niimoodi keerata ja mängida selle üldise taustaga. Ja taustal on ka väiksed vihjed lugudele, mis siin plaadil kõlavad. Jutustan oma mõned lemmiklood, aga kõik lood, mis ma jutustan, on mu lemmikud, et oleks nagu selge see asi ka. Ja lugude vahele mängivad muusikud, kes on minuga aastate jooksul rohkem koostööd teinud oma muusikat. Igaüks on just ekstra selle plaadi tarvis loonud ühe uue loo. Kõik autoriõigused on neil ja kõik niimoodi. Vaat. Ja siis, kes siin on? Tuule Kann. Tema oli esimene, kes mind kunagi tõesti peaaegu 30 aastat tagasi kutsus enda lastele mängima ja need lapsed olid kõik Juhan Uppin ja niisugused poisid ja tüdrukud. Vaat, ja mängima ütlesin vist kõik, kes kutsus mind jutustama enda laste juurde, muusikalaste juurde. Ja tänu Tuulele siis me kohtusime Kätlin Mäkiga, kes veel õppis Raplas koolis. Neil oli mingisugune folklooriklubi või pärimusklubi või midagi niisugust ja siis seal oli meil noortega kohtumine. Ma mäletan, seal oli üks tüdruk, kes vaatas mind kõik see aeg, selline, mis nad olid siis ju, lõpuklasside lapsed või hakkasid või natuke ennem lõppu. Ja siis ta mind nii vaatas ja ütles, kas sa tõesti usud ka kõike seda, mis sa räägid? Ma ütlesin, aga kuidas nii? Ma ei saakski ju muidu jutustada, kui ma neid lugusid ei usuks. Jah? No kust sa neid lugusid saad? Ja siis mul oli üks muinasjuturaamat kaasas, andsin talle, et näiteks siit. Ja ta võttis ja läkski selle raamatuga, läkski ja rohkem ma teda ei näinud. Muidugi pärast hommikul sain ikka raamatu tagasi. Aga vaat, kuidas võib mõnikord ka muinasjuttude juurde jõuda. Ma ei tea, kuidas tal läheb, aga võib-olla läheb ikka väga hästi elus. Ja siis Kulla Malva, kellega, ja siis Kätliniga muidugi me ju hiljem tegime palju koostööd. Kulla Malva on nüüd viimaste aastate muusik minu kõrval olnud, aga ka Silver Sepp, kui Silver veel ei olnud väga Silver Sepp ja Celia Roose, Meelika, Hainso, Andre Maaker. Vaat, niisugune jutuplaat, et siis justkui nagu üks jutuõhtu. Muusika, laulud. Aga miks ma selle plaadi tegin? See oli üks vana lubadus. Ma käisin kunagi jutustamas Lõuna-Eesti Pimedate
justkui rahvale lugusid ja siis keegi küsis, et aga kas sinu lugusid niimoodi saaks kusagilt kuulata? Ja siis ma ütlesin, et ma teen ühe jutuplaadi ekstra teile mõeldes. Ja see lubadus oli nii kaua hinge peal, kuni ma mõtlesin, et no nüüd juba aeg läheb ja sa oled selles eas, kus pead hakkama teatud kokkuvõtteid tegema ja kõik oma lubadused täitma, mis sa oled kunagi andnud. Ja siis ma hakkasingi seda plaati tegema ja see oli päris raske, sest et ükski lugu ei olnud algul nõus niimoodi plaadi peale salvestuma, sest ega lugu ka teab ju, et seal ta jääb niisugusena, nagu ta tollel hetkel kõlab. Ja kui jutuvestja ei ole suutnud teda tõsta, tema ilu kõige kõrgematesse kõrgustesse, siis ta jääb niisugune, nagu ta on seal. Sest et ega jutustamise ju määrab kõik see olukord ja hetk ja kuulajad, aga stuudios sul ju peale helirežissööri kuulajaid rohkem polegi. Ja, et see oli selline väga huvitav töö, sest et lood libisesid käest ära, mõni läks ja ei tulnud enam kunagi tagasi, aga siis need lood, kes siia nüüd plaadile said, nemad olid nõus. Aga nad ütlesid, et sa pead olema valmis elupäevade lõpuni meid ka oma jutustamistel jutustama. Ja nii ma olen ikka teinud, et kui vähegi saan, siis jutustan ühe loo sellelt plaadilt, et ta saaks oma päris jutuelu ka elada. Ja nendel kohtumistel, kui kohtud kuulajatega, siis jutustan. Ja praegu on ju niisugune lõpetamiste aeg. Vaadake, kui huvitav on see kevad, on suurte lõpetamiste aeg. Õpilased lõpetavad koolid ja üliõpilased lõpetavad oma ülikoolid, õpetajad lõpetavad oma töö. Et miks mitte siis kellelegi lõpetamise puhul, uue alguse puhul kinkida kimpuke lugusid. Ja me iial ei tea, kellele just ühte neist lugudest elus väga vaja läheb. Vaat, sellepärast ka räägin nüüd just praegu sellest plaadist rohkem. Ja 7. juunil on Vanalinna muusikamajas Tallinnas üks selline huvitav kanneldamise kontsert või õigemini kannelrahva kokkusaamine. Öös on kandleid ja Tuulekann paluski mul seal siis lugusid rääkida nii, nagu kunagi ammustel aegadel see kõik oli. Ja ma võtan neid plaate sinna kaasa, et kes tahab, tulge, ongi võimalus see endale siis osta. Aga et huvi nende lugude vastu võib-olla äratada, siis ma räägin äkki ühe väikese loo alguse teile kätte juba. Ja vaatan, ma mõtlesin küll ühte teist lugu, aga praegu hakkasin kahtlema, et äkki... Ja muuseas näete, kuidas see on. Pool tundi tagasi, kui ma hakkasin seda salvestust siin tegema, kõik mikrofonid ja kõik vaja paika panna, siis ma mõtlesin, et ma räägin selle loo, aga näed, nii palju on aega juba möödunud, et tuleb rääkida hoopis üks teine lugu. Ja see mulle meeldibki, et lugude jutustamise kunst on nõnda elus. Nii, ja lugu räägib ühest kuningapojast, kes läks metsa ratsutama ja eksis ära. Ja eksis nii ära, et ei osanudki sealt enam välja tulla, aga viimaks ta jõudis ühe väikese ilusa kauni maja juurde. Kuningapoeg jääb siis seal seisma, tuleb hobuse pealt maha ja sellel hetkel läheb uks lahti. Ja lävel seisis, oi kui ilus tüdruk seal seisis. Kuningapoeg armus kohe esimesest ilmapilgust. No nii ilus oli. Ja siis, kui veel rääkima hakkas, siis tuli veel välja, et täitsa tarka. No, ja juba oligi. Kuningapoeg oli nii armunud, et laskus tüdruku ette põlvili ja palus. Palun, saa minu naiseks. Palun, ma sind terve elu kätel kannan. Ja kõik need ilusad sõnad, mis mõnikord mehed ütlevad. Mõnikord ütlevad. Vaat. Ja tüdruk ütles, ja, ma võin sinu naiseks saada küll, sest talle ka see kuningapoeg täitsa oli hakanud meeldima. Aga sa pead minu isa käest luba küsima. Kus su isa on, ma kohe lähen.
ja tüdruk ütles, et isa on seal aida juures, punub korve. Isa oli korvipunuja, väga hea korvipunuja. Kuningapoeg pani kohe jooksuga sinna aida juurde, tutvustas, kes ta on ja teatas, et tema on tulnud korvipunuja tütre kätt paluma. No, kuningapoeg jälle. Isa vaatas üle prillide poisile otsa ja ütles, et aga mis tööd sa oskad teha? Ei kuidas te aru ei saa, mina ei peagi üldse mingisugust tööd tegema, ma olen kuningapoeg, ma pärin ühel päeval kuningriigi ja siis ongi. Ja teie tütar saab minu kõrval kuningannaks. Ei kuningapoeg, sa võid olla nii palju, kui sa tahad. Aga mees peab ikka midagi oma kätega ka oskama teha. Mida sa oskad? Aga mis edasi juhtus? Seda kuuledki, mine tea, võib-olla 7. juunil Vanalinna muusikamajas või siis plaadi pealt. Vabandust, Sirelikene. Et võib-olla plaadi pealt. Aga olgu, ilusat päeva teile!